nagu väga, väga naela pea pihta. Ei jäänud midagi vahele. Et see, kelle juures me öömaal olime, eks ta natuke muinasjutte rääkis, aga noh, see ka asja juurde, tema teeb oma tööd ja peab olema kliendile huvitav ja miks mitte siis, et rääkida lumeinimestest ja inimsööja karudest ja müstilistest tegelastest. Mis nüüd nagu, kui me hakkame seal nüüd kõrghetkedest või? Aga madalhetkedest? Madalhetkedest või? Madalhetked tähendab selles mõttes nagu võtagi reisit, ei ole eesmärki. Tüüke lahe chill ja grill, lähme. No nii palju oli eesmärk, et sõidame siis ümber laaduga ära ja vaatame kohad ära, mis nägemata oli jäänud ja aga ikka rahulik on. Natuke sõidame, natuke vaatame kirikut. No kirikut tuli muidugi kõvasti sisse, nii nagu Venemaal ikka. Lõpeks hakkasid tahtma juba militaari ja kõlvatuid naisi, kõlbelisi naisi ja kirikuid ja kloostreid ja asju juba oli nähtud ka. Noh, kõige ägedam päev vist oli ikka see Valamaa reis. Kõige ägedam koht oli seal kaatri taga seal otsas, kui tuiskas ja tuhises ja kihutas ja suur vesi. Ja tähenduslikult oli ka teine kõrghetk oli see, et see kuradi kirik leiti üles, mida mööda sai öö otsa kuradi kiriku teed rallitud. Noh, tuli välja, et ei oleks vaja rallida, aga noh, see selleks on detailid juba. Mis ma veel räägin? Noh, nagu öeldakse, et reis peab olema nii pikk, et sul siiber sellest saab peaaegu. Et juba võiks ju koju minna ka, aga näitsa on nagu kahju, et otsa saab. Ei oska midagi siin soravalt deklameerida enam. Siin nii palju on juba ette ära räägitud, et Valaamist enam rääkima ei hakka, aga giidist võiks küll rääkida, et proua ei suutnud kuidagi siis konstrueerida mõistlikult seda juttu, mida ta rääkis soomlastest, siis ta sõimas väga palju rootslasi. Aga seda oli hea ohutu teha, sest me rääkisime seal mingist 16. sajandist ja 17. sajandist. Sellest talvesõja ajast ja teisest maailmasõjast mingi sujuvalt üle. Hästi lühidalt mainis proua siis ära ka selle, et kui Nõukogude võim tagasi tuli sinna Valaamile pärast teise ilmasõja ajal, et siis millegipärast kõik auväärsed mungad ja kirikumehed läks millegipärast soomlastega kaasa. Aga sellest ta peatus hästi lühidalt. Aga samasugust skisofreeniat me nägime selles viimases linnas, mis see oli. See nüüd, kus me täna ja selles kindluses, kus oli siis ka üles pandud näitus sinna väiksesse majja sõdadest ja siis oli tugevalt pehmendatud seda nii-öelda Nõukogude propaganda poolt ja siis natukene jäetud ka nagu soomlastele ruumi. Või mitte niivõrd soomlastele, kuivõrd siis karjalastele, kes selles piirkonnas kunagi elasid. Samasugune asi oli eelmine aasta vist Toonega, kui me käisime Pella Morganalli muuseumis, kus ühes seinas oli vana nõukogudeaegne ekspositsioon, mis siis rääkis ülistavalt sellest, kuidas raiuti graniiti maailma kõige vajalikum kanal. Ja siis väike stend oli sellest, et kui paljud tuntud Vene intelligendid seal hukka said või kui paljud rahvad siis kaotasid seal oma inimesi laagrites. Aga Venemaa on kallimaks läinud. Ma arvan, et 1,5 korda kallimaks läinud, kui ta näiteks oli seal mingi sajandi alguses. Aga paistab, et inimesed väga palju rikkamaks ei ole saanud. Ja naljaks oligi see, et räämas katkiseid koolimaju, milles ei usuks elu sees, et keegi veel üldse õppetööd teeb, neid nägi väga palju. Aga samas see kirikute ja kloostrite maht, mis on ära renoveeritud viimase vindi peale, neid oli jõhkralt palju. Nii et prioriteedid on riigis paigas. Kõigepealt jumalale meelepärane ja siis vaatame, kas inimestele ka midagi jagub. Üks asi veel, et 2000, kuna me käisime ümber hoonega, see oli eelmine aasta. See eelmine aasta ja siis ümber Peipsi käisime. 2006 või? Ja iga aastaga on Venemaal naisi rohkem roolis. Et muidugi mida linnadele lähemal, seal rohkem, maal vähem, aga maal viskab juba naisi rooli, mis näitab, et ühiskond areneb.
kordamine on tarkuse ema. Kroonlinn. Ei, muuseumis me ei ole käinud. Это часть жизни, прожита зря. Лечь на дно вместе с музыкой Лондона. Все прошло, все такое немодное. Майка с принтом. В целом не важно, что будет потом. Взгляд Керуака, седые виски. Нечего больше писать в Молескин. Kokkuvõttes oli natuke teistmoodi. Õudselt palju aega oli, et kui mõelda, et mis nüüd selle reisi elamus oli kõige suurem või midagi, siis ei tea, et kõik päevad olid võrdselt sisustatud asjadega, ühtegi nagu hittpäeva ei olnud ja ühtegi nagu oluliselt kehva päeva ka ei olnud. Kõik ööbimiskohad olid maru head. Kõik toimis nagu kuskil Preisi armees, et sel ajal, kui mina sain oma auto pardakaamerast, sain failid läpakas ümber tõstetud, mis päeva jooksul oli juhtunud, siis selle aja peale oli telk püsti, lebomatid maas, minu lebo oli õige koha peal, minu magamiskott oli pandud sinna peale, minu tool oli lahti tehtud ja tõstetud lõkkäärde, mis juba põles ja kõrval podises toit. Mõelda, kas ta oli kõige parem või oli ta kõige tore oli, mulle meeldis, aega oli. Kõik õhtud saime valges kuskil 6-7 laagrisse ja ükski hommik ei pidanud kiirustama. See on kõige tähtsam. Kõike sai teha rahulikult, kõige jaoks oli aega, kõik need kirikud ja asjad, mida me siin 4 või 5 aastat tagasi ei jõudnud ära vaadata, kõik said ära vaadatud. Kirikutest on Villand, praeguseks on Venemaast ka Villand ja Villand on sellest piiri järjekorras. Kuigi me oleme seisnud alles 25 minutit, tundus see juba üle mõistuse.